Ekraanil näed nüüd asepresidenti katkestamas narratiivi, mis juba levis. Uudistes lasti lahti lugu, et Ameerika Ühendriigid annaksid Iraanile $300 miljardi suuruse taastamisfondi, justkui oleks see auhind läbirääkimiste laua taha istumise eest. Näeme, kuidas nafta hind langeb tipust, mis oli $126 barreli eest, umbes $80 täna. Ja see on suur edasiminek. Aga kas Kale sirutab Iraanile käe ja ütleb, vaadake, kui te olete valmis täitma oma kohustusi ja lubate oma tuumaprogrammi tegelikke inspekteerimisi, siis võtame teid tagasi maailma majandusse. Ma usun, et Ameerika Ühendriikide president tahab pöörata uue lehekülje 47 aastat kestnud ebaõnnestunud suhetes Iraaniga. Siiski nõuab see, et iraanlased täidaksid tõepoolest oma osa kokkuleppest. Kui öeldakse, et miljardid dollarid varasi vabastatakse, siis see ei vasta tõele. Tõde on see, et Iraanil on parem ja jõukam tulevik, kui ta täidab selle kokkuleppe kohustusi. Vaatame, see on üks neist küsimustest, mille lahendame tehnilistes aruteludes pärast reedest allkirjastamist. Täiesti tavaline esmaspäev, 15. juuni 2026. Valge Maja püüab Lähis-Ida kriisi lahendada range kokkuleppega, kuid saavutab edu. Ta tuli ütlema, et otsest makset ei ole, allkirjastamisega raha ei vabastata ja kingitusi ei ole. Tema sõnul on Iraani režiimi jaoks olemas tingimuslik majanduslik võimalus, mida rahastavad Pärsia lahe riigid. Ainult siis, kui Iraan teeb ära selle osa, mida ta on alati püüdnud vältida, lõpetab tuumaprogrammi. Tegele rikastatud materjaliga ja nõustu inspekteerimistega, mis suudavad anda Ameerika Ühendriikidele kindlustunde. Just seal hakkab Iraani kõva liin oma retoorikat kaotama, sest leping ei anna seda. Ameerika vägede lahkumine piirkonnast ei kaota Ameerika Ühendriikide sõjalist kohalolekut Lähis-Idas ning majanduslik surve jääb endiselt keskseks tööriistaks. Kui kriitikud üritasid müüa ideed tohutust järeleandmisest, siis Teheran võitis ja pani Valge Maja versiooni lauale. Kui Iraan ei täida kokkulepet, ei saada soovitud leevendust. Samal ajal liigub Hormuz taas avamise suunas. Nafta hind langeb ligi $80 barreli eest ja turg reageerib nii, nagu oleks tegemist jõuvõiduga, mitte nõrkusega. Miks režiim sattus nurka? Kuidas Donald Trump muutis surve kokkuleppeks? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. J.T. Vance reageeris pärast seda, kui levisid kuulujutud, et Iraan olevat Ameerika Ühendriikidelt välja pressinud miljardite suuruse ülesehituspaketi. Süüdistus oli tõsine, sest see muutis survelepingu justkui režiimile antud tasuks. Mainitud ülesehitus oleks tulnud kõne alla vaid tulevikus võimalusena, mis oleks seotud Pärsia lahe riikidega ja sõltunud Iraani tegelikust kohustuste täitmisest. Lihtsalt öeldes ei ole see raha kohe käes, vaid nõudmisega seotud lubadus. Ja ta tegi selgeks, et Valge Maja kontrollib endiselt mängu kõige olulisemat osa, milleks on majanduslike hüvede vabastamine. Arutatav kokkulepe ei põhine pimedal usaldusel Iraani vastu. Vance'i esitatud loogika on surve täitmisele. Režiim pääseks hüvedele ligi ainult siis, kui ta lõpetaks tuumarelva poole liikumise, vähendaks rikastatud materjali hoidmise võimekust ja nõustuks järelevalvega. See muudab narratiivi keskpunkti. Küsimus ei ole selles, et Iraan teeniks raha, vaid selles, et Iraan oleks sunnitud tõendama järelevalve all, et ta ei kasuta läbirääkimisi aja võitmiseks. Valge Maja jaoks on see punkt, mis eristab tugevat kokkulepet diplomaatilisest alistumisest. Donald Trump astus sellesse kriisi, säilitades sõjalise ja majandusliku surve. Iraan soovis laiemat lahendust, sealhulgas Ameerika kohaloleku vähendamist piirkonnas ja sanktsioonide leevendamist soodsamates tingimustes. Vance tegi selgeks, et see ei juhtu nii, nagu Teheran soovis. Isegi kui sõjalise kohaloleku suuruses tehakse mingeid muudatusi, hoiavad Ameerika Ühendriigid Lähis-Idas endiselt tuhandeid sõdureid valmisolekus. See tähendab, et režiim ei suutnud Washingtoni piirkonnast välja tõrjuda. See osa on oluline, sest Iraani propaganda on alati püüdnud kujutada Ameerika lahkumist kui oma võitu. Pärast kokkuleppe väljakuulutamist langes nafta hind järsult. Ameerika naftabarreli hind lähenes $80 piirile. Tarbijale tähendab see potentsiaalset leevendust kütuse tarneahelas.
Turu jaoks tähendab see energiahindade šoki hirmu vähenemist. Donald Trumpi jaoks tähendab see näidata, et surve Iraanile ei jäänud vaid sõnadeks, vaid andis ka konkreetse tulemuse. Maailma majandust enim hirmutaval rajal kuulus aktsiaturgude tõus samuti selle uudise poliitilisse paketti. Kui turg reageerib nii suurele kokkuleppele positiivselt, saab Valge Maja juurde argumente. Ta avaldas survet, hoidis vägesid, säilitas sanktsioonid ja sundis Iraani läbi rääkima. Ja nüüd näeb ta, kuidas nafta hind langeb, samal ajal kui investorid hingavad kergendatult. Kriitikud, kes panustasid püsivale kaosele, peavad nüüd leppima teistsuguse olukorraga. Hormuzi väin on avanemas, nafta hind langeb ja Valge Maja ütleb, et Iraan ei saanud otsest makset. Tema mureks oli takistada, et ükski pakett ei paistaks režiimile preemiana, kuna sellel on endiselt vastasseisu ajalugu Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja piirkondlike liitlastega. Kõige tundlikumaks punktiks jääb endiselt tuumaprogramm. Valge Maja ei esitanud seda kokkulepet kui lihtsat. Hormuzi avamine Vance sidus väina taasavamise Iraani sõjalise tuumaprogrammi lõpetamisega. See seab režiimi raske valiku ette, kas nõustuda inspekteerimiste ja piirangutega, et saada majanduslikku leevendust või keelduda ja jätkata surve all. Just sellepärast ärritab Vance'i kõne karmi liini pooldajaid nii väga. See takistab Teheranil muuta kokkulepet kuludeta võiduks. Kasu on olemas ainult siis, kui tingimusi täidetakse kontrollitavalt. Ameerika sõjaline kohalolek toimib samuti sõnumina. Iraan soovis, et Ameerika Ühendriigid lahkuksid baasidest ja loobuksid strateegilisest ruumist Lähis-Idas. Vance lükkas selle idee tagasi. Valge Maja võib arutada muudatusi, kuid ei anna piirkonda Iraani režiimile üle. See detail on kokkuleppe poliitilise kaalu mõistmiseks oluline. Trump ei ütle lihtsalt, et tahab rahu. Ta ütleb, et tahab rahu. Ilma jõudu loovutamata, ilma Hormuzi üle andmata, ilma raha ette maksmata ja ilma Iraani lubamata piirkondliku tasakaalu reegleid dikteerida. Hormuzi väina taasavamine reedel paistab praktilise võiduna, sest see mõjutab kogu maailma rahakotti. Surve avaldas mõju, sest režiim nõustus läbirääkimisi pidama. Väin on avanemas ja raha ei antud niisama ära. Euroopa diplomaatia püüab samuti stabiliseerimisprotsessis osaleda. Prantsusmaa ja Ühendkuningriik on näidanud valmisolekut toetada mereväe missiooni, mis aitaks tagada Hormuzi väinas laevaliikluse turvalisuse. See marsruut pakub huvi mitmele riigile, sest energia ja kaubandus sõltuvad sellest. Aga poliitiline kontroll narratiivi üle jäi Trumpile ja tema võidab, sest just nemad seadsid punase joone. Ilma täitmiseta pole kasu. Iisrael jälgib kõike ärevusega. Iisraeli valitsus on alati käsitlenud Iraani tuumaprogrammi eksistentsiaalse ohuna ega soovi, et leping tooks Teheranile leevendust ilma kindlate garantiideta. Vance'i sõnavõtt aitab selles osas, sest rõhutab, et eesmärk on takistada Iraanil tuumarelva omandamist ja tagada tegelik järelevalve. Ilma selleta muutub iga kokkulepe ohtlikuks pausiks. Iraan püüab kriisist väljuda vastupanu kuvandiga, kuid Vance'i esitatud struktuur survestab režiimi 3 rindel. Majanduslikul rindel ei saa Teheran vabalt kasutatavat raha. Nüüd peab ta tuumarindel tegelema lõpetamisnõuete, rikastatud varude ja inspekteerimisega. Sõjalisel rindel ei suuda Ühendriike piirkonnast välja tõrjuda. See kombinatsioon seletab kõva joone pooldajate närvilist reaktsiooni. Iraan tahtis müüa lihtsat võitu, kõva joone pooldajad tahtsid varjata järeleandmiste hinda. Kriitikud tahtsid nimetada seda kokkulepet kingituseks. Valge Maja vastas lihtsa valemiga. Hormus avaneb, nafta hind langeb, turg hingab kergendatult. Aga režiim saab kasu ainult siis, kui ta kuuletub, tõestab ja nõustub kontrolliga. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepärase infoga hästi kursis. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves.